Hei, homme on 44 portaal või kood. Ja selle üle on mõned, kes on liiga tõsimeelselt nalja heitnud, et inglite numbrid ja portaalid, et need asjad, aga tegelikult elu võiks helge olla. Ja looduse osad on numbrid ja loodus tahab, et me tunneksime rõõmu sellistest sümbolitest. Ja kui me keskendume sellistele rõõmu toovatele sümbolitele, siis see toob killuke imesid meie ellu ja mina tahaksin öelda ka seda, et tegelikult numbritel on mingi maagiline mõju küll, jah. Muide, ma tegin praegu ilma suhkruta sellise matša frappe. Täiesti ilma suhkruta. Basically jää, piim ja matša. Matša siis selline tummisus või tõmme, matša tee nii-öelda, jah? Mitte pulberain, vaid tee. Ja väga hea on, ka ilma suhkruta. Aga lihtsalt selle kohviga tuleb see kreema suhkruga koos. Aga niimoodi on ka hea. Ma mõtlesin, ma proovin. Ma proovisin suhkruga eelmine kord, siis ma mõtlesin, et aga äkki prooviks matša täitsa puhtana. Ja mulle meeldib. Huvitav on see, et mul oli ennem lehmapiima vastu allergia. Ja see kadus ära nüüd. Et väga huvitav. Täiesti kadus lihtsalt ühtäkki ära. Lapsepõlves ei olnud. Vahepeal oli päris mitu aastat ja nüüd järsku kadus ära. Huvitav. Igastahes vaatame, kuna on 44 portaal, siis vaatame 4 valikuga. Vali üks number 1 kuni 4. Ja mina võtan sulle selline story cubesi ja teeme nii, et see on mingi sinu fookus selle 44 portaaliga. Et äkki seal on mingi resonants. Kui ei ole, jätta sõnum sinna. Kui on, väga tore. Kui saad kinnitusi, tore. Kui saad midagi uut, tore. Vaatame. Ja ma vaatan praegu 1, 2, 3 ja 4. Nii, need läheb kõrvale. Oi! Ja ma võtan arvesse selle, kui midagi on tagurpidi. Mina võtan neid arvesse. Kui on midagi tagurpidi, see ei tähenda alati negatiivsust või mingit tohuva pohu. See võib tähendada ka, et sa hakkad milleski välja tulema. Nii, sina, kes sa valisid number 1. Sa lood midagi. Ütle korraks. Ja, sa lood midagi ja sa lood küllust. Siin tuleb ka 4-8 maiguline asi. Siin on 8 tähekest. Sa lood midagi, sa oled oma elu looja ja maag. Tubli. Ja sa lood küllust. Ja see 8 tähte siin on kinnituseks, et tõepoolest see küllus on sinu poole teel. Tähed toetavad sinu soovi. Ju siis see ei ole isekas soov. Ju siis see on läbi mõeldud ennast ja teisi austav ja armastav soov. Ja ka mina soovin, et see täituks sul. 4-4 on selline vundament, selline väga meesenergia 4-4, mis teeb kokku küll 8 naisenergia, aga justkui nagu 2-4 töötamas midagi. Ja ma näen, et sinul ongi siin, et sa töötad millegi heaks, et saaksid tunda või tasakaalustada sellist nais- ja meesenergiate tasakaalu iseendas ja oma elus. Ja loodus ja tähed toetavad seda.
Sina, kes sa valisid number 1. Sina, kes sa valisid number 2. Siin ma tajun, et oleks justkui nagu, kas sa ise ulatad kellegile abikäe või sulle ulatatakse abikäsi. Siin on andmine, saamine, vastuvõtmine. Number 3. Number 2 ma tahaksin öelda ka seda, et oska vastu ka võtta. Oska küsida abi, oska vastu võtta abi või kingitusi. Ära ole liiga alandlik. Ära ole liiga tagasihoidlik. Sa oled väga palju endast andnud, oska ka vastu võtta. Number 3, sinul on nool. Sinul on sihid paigas. Sinul on sihid paigas ja 4-4 portaal kindlasti aitab sul väga täpselt, sest 4-4 on 2 meesenergia, loomas naisenergiat, küllust 8, number 8, alalist. Sinul on fookus paigas. Sina oled häälestanud sellele homsele 4-4 portaalile. Ja see on hea, et sul on fookus paigas ja siht paigas, sest siis see on loodusega nagu nii-öelda koostöö siis. Number 4, sinul tuli mitte vulkaan, vaid see purskkaev tagurpidi. Sinul on vaja fookus paika seada. Ja sinul on justkui nagu, kas sa oled liiga meesenergias või liiga ma ei saagi täpselt, siin on nagu segadus. Number 4 on segadus. Tal on kas ta on liiga naisenergias või liiga meesenergias, kumba keegi. Et tema on segaduses, kui on üks või teine. Ja see 4-4 on selline meesenergia, aga see on selle eesmärgiga, et liikuda naisenergia voolamise suunas. Aga kui sina jääd näiteks liiga meesenergiasse kinni, siis nagu purskkaev ka, seal ei saa kunagi see vesi otsa. See on pidevalt ringlev, külluslik, ülevoolav. Ja sinul on justkui nagu sa takistad iseennast, sest sa ei usu sellesse, kuigi tegelikult kõigil on võrdväärselt võimalus selleks küllusteadvuseks, kui nad muudavad oma sagedust või teadvust. Selleks aitab suurepäraselt minu Reiki e-kursus seda mõista, mis ma praegu räägin. Et siin on jäänud keegi takerduma. Üks minu elu eesmärkidest või missioonidest on mees- ja naisenergiate tasakaal. Tasakaal üleüldiselt meis, ka generatsioonide vahel, mõistmine, tasakaal. Mul on üks sümptom isegi sellega seoses, et kui see vahel aeg-ajalt mulle ennast meelde tuletab, siis see tähendab seda, universum patsutab mõla peale, aeg on tööle hakata ja seda jagama. Et valgustöötajana mul on üks sümptom, mis tuletab mulle meelde minu elu peateed, missiooni. Et kui ma seda ei tee, siis see annab tunda. Ja kui ma seda teen, siis ma unustan selle sootuks ära, sellega ei ole mingit teemat. See on selline tarma teekonnal käimine.
ja Reiki e-kursus, mille ma olen loonud, on suurepärane abimees, et ka sinu purskkaev, nii-öelda külluse allikas, oleks pidevalt ringlev ja et sa ei läheks ei ühte äärmusesse ega teise äärmusesse, ei meesenergiasse ega naisenergiasse, vaid et sa tuled oma keskmesse, joondud ja oskad ka vastu võtta. Ja mulle tundub, et siin on 2, 2. ja 4. on mingi ühine sarnasus, et oska vastu võtta. See on mu Reiki kursusel ja üldse klientide seas on inimesi, ja eriti just naisterahvaid, kes ei oska vastu võtta, sest need on olnud pidevalt elus andmises. Ja see on hästi tüüpiline kollektiivne muster. Meil on seda nii-öelda õpetatud, aga ka igasuguses, nagu meie enda sees, mees ja naise energia tasakaal on ka paari suhtes väga tähtis, et see on 2-suunaline liiklus, et andmine, saamine, vastuvõtmine oleks igatepidi tasakaalus ja see on räägitav. Seda võib-olla ei osata, ei teadvustata. Vanasti olid teised nii-öelda võib-olla sellised piiratud reeglid selleks, aga me oleme inimesed ja inimesed teevad koostööd ja läbirääkimisi. Aga minu Reiki e-kursus on suurepärane, et sinu purskkaev oleks pidevas külluse vahutavas, ülevoolavas voolus, eks ju, ringluses, et eluenergia ringleks. Et kas sa oled iseennast sulgenud või keegi on sulle udujuttu rääkinud või sul on mingi uskumus, mis on selle kinni nii-öelda tagurpidi keeranud, kuid sinu ülesanne on see taastada. Sinu ülesanne on see taastada. Ja oma kodutunne nii-öelda algallikaga, ühtsusteadvusega nagu ühendust saada. Et sa ei ole ja ma näen siin ka, et mingi eraldumine, et kas ma eraldumine. Veel tahaks öelda, ma pöörab tähelepanu siin. Number 1 ma tahan öelda seda, et loe kindlasti. Mingi raamat on siin võib-olla pikemalt aega kutsunud. Võta see raamat, loe, et niimoodi sa saad oma elu paremini isegi luua. Number 2, sina ei võta vastu, sest sinul on vastuvõtmine, ma panen nüüd õige pidi, on takistatud olnud sellepärast, et sul on mingid hirmud olnud. Sa kardad vastu võtta, sest sa arvad, et sellega sul on varasemate kogemuste tõttu tekkinud hirmud. Et varem, kui sul on midagi pakutud, siis sellel on mingid tingimused olnud, mis ei ole läbi räägitud olnud enne. Et justkui nagu tekitab võla. Aga kõik on läbi räägitav ja see ei ole nii, see on mingi vana uskumus. Number 3 on siht, ma näen koduga seoses. Paigas. Kodutundega, remondiga, koduostuga, müügiga, midagi sellist. Ja number 4 on kodutunne enda sees, külluse tunne enda sees. Eluenergia vool läbi iseenda on olnud takistatud. Ja see 4-4 seab suuna 8 suunas, mis on everlasting selline number, ehk sa sea siht sinna suunda. See on hea portaal. 4-4 portaal on hea selleks alustada. Kui sa juba teinud seda ei ole. Oled olnud liiga meesenergias, mõistuses, tegutsemises. Tähtis on liikuda, et luua oma ellu kergust rohkem juurde ja tervist. Aitäh sulle, sellised 4-4 portaali jupid sulle. Kui sind kõnetas, pane like. Kui ei kõnetanud, jätta kõik sinna või vali uus. Ja teinekordki nägemist.